viimased 5 minutit, mis võivad kesta mine tea veel kui kaua. Asjad ta läks praegu kuulsa viset tegema. Isurin 4. viga. Väljakule tuuakse jällegi Grishajev ja ka Žarkov. Kes siis ära tulevad? Maltsev tuleb ära ja üks peaks veel tulema, sest praegu on isegi 7 Spartaklasest korraga väljakul. Isurin tuleb ära. Keegi peab veel tulema. Ivanov ka. Nii et isegi 3 meest korraga vahetab Spartak. Tiitsok 71-8 Tiidu arvel nendest 19 punkti 20. 72-68. Metstak teeb vea. Esimene viga Metstakil. 2 minutit ja 6 sekundit mängida. 70-77. Aleksander Hartšenkov on valmis vabaviskeid viskama. Niivõrd vana kala kui Aleksander Hartšenkov on ei eksi. 77. 2 minutit jääb mängida. Uusmaa. Panov lükkab palli auti ja valevlastel jääb veel 10 sekundit aega rünnaku lõpetamiseks. 18 minutit, 14 sekundit mängitud, kui Kalev teeb vahetuse, Nagelit asendab Rauno Pehka. Pavenko siin tagamängija kohal. Sokk 25. Ja Tiit Sokk jällegi väga raskes positsioonis seekord mööda ja Margus Metstakile veel viga. Teine viga Metstakil, aga nüüd järgnevad jällegi vabavisked. Minut 36 sekundit on veel mängida. 72-77, kui Spartak teeb vahetuse ja Hartšenkovi asendab Pašuti number 7. Närviline on see värk, aga palju on ta mängus. Spartakil selleks, et omada veel lootus homsele kolmandale koostööle võista. Piisab, et tänane koostöö kuldmedalit riputatakse neile kaela. Minut 9 sekundit jääb veel mängida, 77-72. Tiitsok on vabaviskejoonel valmis. Kondrašin annab viimaseid näpunäiteid ja väga napilt. 78 ja 78, 72 jääb, sest teine läheb ikka mööda. Millega vastas Spartak peavad kohe minema ruttu viskele, Panov lähebki. Esimene mees, kes täna peab 5 veaga lahkuma, on Rauno Pehka, aga mängis ta väga tublilt. 57 sekundit jääb veel mängida. Spartak
punktiga taga, aga Gennadi Šetinil võimalus seda 6-punktilist kaotusseisu vähendada, sest tal on 2 vabaviset. 1-1. Esimese realiseerib 73-78. Teise viskab samuti sisse, üle välja käiakse peale, 4 punktiga on kalevlased ees. Krissajev teeb vea. Temale on see teine, 52 sekundit jääb mängida ja nüüd võimu või praegu kasutusel olevate määruste järgi ei saa vabaviskeid võtta, vaid pead vabaviskeid viskama ja küll out ei saa võtta. 79-74 Aivar Kuusmaal. 52 sekundit. Ja teine 80-74. Karasjov. Krissajev. Kubit mängib veel kaitses. Pabenko Metsak läheb ise, pikalt viskab mööda. Sekundit jääb mängida, Karasjovil 4. viga. 82-74 on mängu juhtivad kalevlased. Aivar Kuusmaal on kasutada veel vabavisked ja 24 sekundit. Ja 42-aastase vaheaja järel on siis Eesti meeste korvpall jällegi Nõukogude Liidu meister, julgen seda nüüd öelda, sest 9 punkti 24 sekundiga on juba väga-väga raske, peaaegu võimatu taga teha. Rahvas on juba tõusnud püsti ja praegu on tegu sellega, et korvikonstruktsioonid paigal püsiksid. Aivar Kuusmaal on kasutada veel teine vabavise. Kohtunikud pühivad põrandat, et mehed ei libiseks. Kuldmedaliteni 24 sekundit. Aivar Kuusmaa viskab mööda. Keegi talle enam peale ei tule. 83-76. Karasjov teeb veel oma 5. vea. Tiit Soppel kasutada vabavisked juba seisul 83-76, kui 13 sekundit jääb mängu lõpuni. Mööda, Pabenko ei saa seda palli päästetud, aga 6 sekundit jääb veel mängida. Kuldmedalid 6 sekundi kaugusel, 76-85 on veel Spartakil võimalus kaotusseisu vähendada, võib niimoodi öelda. Nagel teeb veel 3. vea, 3 sekundit enne mängu lõppu, aga see enam mängu käiku ei otsusta. 3 avaviset on Spartaklastel. Ega seda viga enam vaja küll ei olnud. Las oleksid kas või selle viske ära visanud. Jevgeni Kisurin.
suutis ühe siiski sisse visata. 85-77. 3 sekundit on mängida. Kes siis viskele veel läheb? Või üldse enam keegi ei lähe? Kuusma saab palli, viskab veel peale, ei taba.